tere. Meil on nii naljakas lugu siin. Kuulame. Täitsa lõpp. Suurepärane, Margus. Siis lähme edasi. Peatükk koonutment muutub eriti pööraseks, sest politseiakadeemia meeskond üritab karnevalil korda hoida. Aga Lilli naljad ajavad kõik veel segasemaks. Peatükk noonutseb politseiakadeemia segastrateegia ja Lilli ülekuulamisshow. Rio karneval jätkus täistuuridel. Samba kõlas, tuled virkusid, rahvas tantsis. Kuid politseiakadeemia tegelased, kes olid äsja ajaportaalist välja astunud, püüdsid olukorda hinnata, sest justkui oleks tegemist väljakutsega. Operatsioon karnevali kontroll. Kapten Harris seisis keset tänavat, sirge nagu lipupardas. Proctor, kuskil peab olema keegi, kes vastutab selle täieliku kaose eest. Proctor sirvis närviliselt oma tagurpidi märkmikku. Sir hetkel tundub, et ametlik süüdlane on M. Samba. Harris ahmis õhku. Samba, mis reeglite järgi see üldse töötab? Just siis maandus papagoi Lilli tema õla peale. Reeglite järgi. Te olete karnevalil. Ainus reegel siin on rohkem nalja, kui mahub pähe. Kapten Harris keris oma kulmu alla. Kes sa üldse oled? Sinu ülekuulaja. Rahvas naeris nii kõvasti, et Samba trummar kukkus toolilt. Lilli alustab ülekuulamisshoud. Lilli lendas keset rahva hulka ja kuulutas. Okei, inimesed, meil on siin politseiakadeemia. Aeg esitada neile naljaküsimusi. Let's go. Küsimus 1. Kapten Harris, kas olete kunagi naeratanud nii palju, et ülemhuul ära väsis? Või pole see teil bioloogiliselt võimalik? Rahvas röökis. Harris punastas nagu flamingo. Küsimus 2. Proctor, miks sul see märkmik alati tagurpidi on? Kas see on uus politseistrateegia? Keerame kõik segamini ja vaatame, mis saab. Proctor sosistas Harrisile. Sir, see lind ründab mu isiklikku ruumi. Küsimus 3. Jones. Jones tegi suu abil politseisireene ja mootorrattaid, kuni Lilli küsis. Kas su suu on ametlikult tööl? Kas sul on tööleping ka eriefektide firmaga? Jonas vastas mootori häälega. Võib-olla. Publik lendas pikali. Küsimus 4. Tackleberry. Lilli pöördus tema poole väga tõsiselt. Kas sa hoiad relvad rahulikult või peaksime Samba jaoks saatma eraldi loa? Tackleberry seisis sirgelt. Luba! Mul on juba valmis tantsuline operatsioon. Kaitsev Samba! Lilli irvitas. No see kõlab ohtlikult ja naljakalt. Hightower Lilli hõljus tema kõrval. Kui sina Samba tantsid, kas seismine ja tantsimine on sinu jaoks sama asi? Hightower naeris südamlikult ja tõstis 2 jänest õlgadele. Jänesed kilkasid rõõmust. Chaos level, maksimum. Karneval läks täiesti pööraseks. Angelina Ballerina hiired tegid ringtantsu Jonesi heliefektide saatel. Blue ja Pärl lindusid Samba rütmis. Margus klappas käsi ja naeris nii, et silmavett tuli. Eesel eeslik hüüdis üle melu. Ära seleta, õpi sõnu! Ja papagoi Lilli kuulutas. Nüüd algab karnevali üldshow, politseiakadeemia vs Rio Naer. Tackleberry ja Proctor üritasid samal ajal püüdlikult Samba rivistust teha, kuid sattusid kogemata hiirte tantsu keskele. Mahoney juhendas neid sõbraliku naeratusega, püüdes mitte ise naeru kätte surra. Harris katsus säilitada väärikust, aga Lilli lendas ilma hoiatuseta talle pähe ja tegi väikese nokatoksu. Sina, kapten, sa vajad tantsupuhkust. Publik plahvatas. Selle peatüki lõpp, karneval muutus rahulikust Sambast täielikuks naljavahetuse festivaliks ja politseiakadeemia sattus elu suurimasse huumorioperatsiooni. Kui soovid, võin jätkata. Peatükk 4 Tšekit ja politseiakadeemia ühine Samba-paraad või peatükk 4 ajaportaal avab uue külalise, keda sina soovid lisada. Ütle lihtsalt, jätka peatükiga 4. Päris hea nali. See oli üks klipp sellest, mis ma siin kuulan ja see on päris naljakas. Täitsa. Okei. Tšau.